Tere! Mina olen ikka seesama Indrek. Alustasime umbes kuu aega tagasi, olin 90 kilo. Täna nüüd, kus ma olen Kaspari ja Galinaga koos siin toimetanud, Kaspariga kõvasti trenni teinud, üks huvitavam trenn kui teine. Ja Galina nõustamiste järgi seadnud oma toidukava õige pisut ümber, loobunud valgest jahust ja hakanud isegi hommikus sööma, mis on seni olnud kaunis keeruline. Tulemus täna 86,5 kilo. Tehke järgi. Arvata, et kohe on jõulud ukse taga, tahaks süüa ju kõike. Ema tehtud pasteeti, sülti, 5 tundi ahjus küpsenud seapraadi, kapsaid. Ma arvasin, et mul on nüüd see kõik keelatud, selgust ei olegi. Aga mis täpsemalt toimub, räägib juba Galina. Häid jõule! Tervist! Te kindlasti arvate praegu, et ma keelan teile kõik head asjad jõuludeks ära. Verivorstid, mida sa ootasid aasta aega, oma vanaema omad, sealiha, hapu, kapsas, kartulisalat. Ei keela. Tegelikult sa pead ise oma valikuid tegema. See loob kindlasti ka jõulumeeleolu. Ma ei saa selliseid asju ära keelata. Aga sa pead mõtlema koguste peale pigem. Kuidas sa tundsid ennast eelmine aasta? Kas sa arvasid, et see teine portsjon verivorste oli üleliigne? Võib-olla tõesti, eks ju. Siis täna võta või seekord võta ainult üks ports. Kui sa oled kusagil bufees või sa oled sõprade juures, võta üks taldrik, pane kõige paremad oma lemmikasjad peale. Ja see ongi su üks taldrik. Sa ei jää mitte millestki ilma, rohkem tagasi selle taldrikuga laua juurde ei lähe ja sa ei söö ennast ka üle. Kui sa oled restoranis pidutsemas, olgem ausalt, restorani portsjonid on suhteliselt väikesed, vaevalt sa suudad ennast seal üle süüa. Ja mine tantsima vahepeal. See aitab ka seedimisele. Ära unusta ka järgmist päeva. Mine järgmine päev peale pidu jalutama või ka trennisaali, miks ka mitte. Tee midagi kergemat, kui sa ei tunnet, et ei olnud võib-olla kõige parem päev. Võta natukese vabamalt, aga tee midagi ikkagi, liigu rohkem ja toidu poole samamoodi võta veidi kergemalt. Tee hommikul smuutit, joo keefirit, tee päeval suppi ja õhtul näiteks salatit. Elu seisneb valikutest. Kõike võib endale lubada, lihtsalt tuleb osata kombineerida. Ja mina soovin teile ilusaid jõule ja väga lõbusad uut aastat. Indrek on vaid üks näide paljudest treenitavatest, kes liiguvad täpselt sama eesmärgi poole. Saada parem füüsiline vorm, kaotada kaalu. Jõulud on küll lõõgastamise aeg, kuid ära unusta ära selle aja jooksul ennast natuke liigutada. Selleks võid minna välja jooksma või kui tunned, et väljas on liiga külm, võid külastada kõiki meie MyFitnessi klubisid. Selle kõige taustal soovin kõigile rahulikku, kuid sportlikku jõuluaega.